ja vaatame, kuidas käib videomonteerimine Vegas Pro 11 programmi abil. Kõigepealt peate minema kodulehele sonycreativesoftware.com ning alla laadima sealt siis trial versiooni ning ma soovitan siis alla laadida Vegas Pro versioon. Nüüd Vegas Pro töötab ainult Windows 7 peal hetkel, võib-olla ka saabuva 8 peal, kuid valikus on siis 6432 bitti versioon ning alla laadides on teil see fail kusagil 200 megabaidi suurune ning allalaadimine käib siit suhteliselt lihtsalt ja päris kiiresti, nii et seda programmi ma soovitan, kui on vaja kiirelt videotöötlustarkvara, mis on professionaalne. Nüüd, kui programm on avatud, siis topeltklikiga siis avaneb programm ning trial versioon üleval näha, et töötab see programm kuni 30 päeva. Pärast seda peate siis hakkama mõtlema, kuidas te programmi ostma, aga 30 päeva jooksul saate te päris palju videomontaažiga tegeleda. Nüüd siis esimese asja ma tegin seda, et siin on meedia pin, ehk siis all meedia, ehk siis kõikisugu klipid, heliklipid, videoklipid, mis iganes mul on võimalik siia programmi lisada. Ma lihtsalt lohistan siia aknasse või siis kasutan faili avamiseks seda väikest open nii-öelda ikoonikest. Ning järgmiseks ma panen käima siis oma timeri, milleks on siis ajaks 10 minutit ning vaatame, kas ma jõuan 10 minutiga teile ära seletada, kuidas Vegas Proga võiks käia videomontaaž. Esimene asi on siis see, et te lohistate meedia kõigepealt oma faili ning me üritame teha sama asja, et koostada muusikavideot. Nüüd muusikavideo puhul on siis nii, et helifail, see siin hetkel pole oluline ning selle võite kohe ära kustutada vajudes nupule delete. Nii et kui olete oleks selekteerinud siit trackid, vajudes nupule delete, siis te saate nii-öelda sellest rajast lahti. Nüüd sisse suumimine siit alt nurgast hiirega peal hoides, kahepoolne nool ja liikudes siis vasakule. Nüüd tean kohe, et programmis on nii-öelda see video lõpposa, mis ma võin kohe ära lõigata ja see asub siin nurgas. Ning lõikamine käib siis nupu abil nimega SS teeb siis nii-öelda spliti. Nii et mitte siin ei saa liigutada seda, sest see on täppis liigutamine, vaid lihtsalt hiirega liikudes selle nii-öelda video raja peal vasakule paremale. Mida ma veel tegin, oli kohe see, et ma venitasin nii-öelda siin hiir läheb 2 noole suunaks, venitasin oma videoklipi suuremaks, et oleks mugavam haarata, kui ma hakkan lõikeid tegema videosse. Nüüd lõigete tegemine siis klahvi peal S, ehk siis split, nii, ja lähen õige koha peale, klikin siia näiteks, vajutan nupule S. Nii on esimene lõige tehtud ja kui ma tahan sellest nüüd ära kustutada, siis ma vajutan nupule delete. Ja loomulikult ma saan ka üleval kasutada neid tööriistu siin. Siin on cut tööriist ja võimalik siis igasuguseid copy ja cut'i ja siis tagasi võtta ja edasi võtta. Need on lihtsalt ma soovitan teil kasutada videomontaažis kiirklahve. Ning kui on nad kõrva lõigatud, siis kogu aeg tõmmake klippi lühemaks ning jätkake siis lõikumist, ehk siis otsige üles kohad, kus teil on vaja nii-öelda lõikuda. Nüüd jälgige, et teil oleks nupp peal siin kõigepealt siis normal edit tool. Normal edit tool tähendab seda, et saate normaalselt klikkida klipi peal ning siis te saate ka seda liigutada loomulikult vasakule paremale, kui te olete klahvi all. Aga te saate lihtsalt liikuda ja lõigata. Ning see siin siis salvestab siis kõik sündmused, ehk siis meil on võimalik lisada siia videosse ka veel erinevaid üleminekuid. Ja see siin on automatic crossfades, nii et kui ma lõikun need pärast klippideks tükid, lisatakse nende klippide vahele automaatselt üleminek, kui ma neid klippe omavahel kokku viin. Aga kohe lähemalt siis. Nii, ja lõikamiseks siis on teil võimalus esiteks panna klahvile näiteks tühik. Tühikuga hakatakse klipp mängima ning kui te vajutate uuesti tühikut, siis te saate stoppi panna selle klipi ja alatatakse mängima sealt kohast, kus tahas oli viimati teie nii-öelda see playhead ehk siis pea, nii-öelda see
pikk joon. Nii, ja pärast seda olete selle klipi siis tükkideks nii-öelda splittinud, lähete õige koha peale ja loomulikult saate ka liikuda nooltega, nii et kui ta play paned, siis te saate vaadata, kuidas video mängib sellest kohast, aga kui te liigute nooltega, siis ta liigub nooltega väga kiiresti õigesse kohta. Ning nooltega liikus samamoodi võite vahepeal võtta S-tähte, liikuda järgmise koha peale niimoodi nooltega sättides vasakule paremale, ehk siis täpselt lõikamist teha, vasakule nool, paremale nool ja siis võite S-tähte. Ning kui teil see klipp on lõigatud siis noolte vasakule paremale noole abil väiksemaks suuremaks ning üles-alla saate siis sisse zoomida välja, zoomida ehk siis noolte abil käib see liikumine, põhiliselt S-abil siis lõikamine, siis mingil hetkel on teil see klipp lõigatud täpselt niisugusteks tükkideks, nagu teil on vaja. Ning ma olen selle lõikamise juba ära teinud ning ma avan selle faili juba desktopist nimega ülesanne ja siin on mul Sony Vegas 2B. Nii et kui te hakkate projekti tegema, siis on projekti juba laetud Sony Vegas 2A projekti faili, kuid Sony Vegas 2B failis olen ma juba teinud ära lõikumise. Ning me hakkame nüüd siis sedasama lõigatud versiooni tegema muusikavideoks ümber nii. Ja selleks me kõigepealt laeme siia muusika, milleks on siis A Fool Does Fire, Maze ja Mendost tõmmatud muusikaklipp. Loistame siia projekti ning loistame muusika siia alla nurka, kus on vaba koht ja laseme lahti. Nii, ja järgnevaks siis kuulame. Ning vaatame seda, et klipid on tegelikult pikemad kui siis originaallugu. Ning mis teha? Ilmselt on mul vaja lõigata mõne koha peal veel klippe, siis splittideks, siis lõigata tükkideks. Üks koht on võib-olla see siin ning võib-olla siis see koht siin, kus tundub igavam. Aga kui te nägite nüüd, kui ma selekteerisin ja vajutasin delete nupule, tekkis siia gap ehk siis vahemik ehk tühimik. Nüüd selleks ma teen Ctrl-Z nüüd tagasi, kui te ei taha neid tühimikke või tahate, et automaatselt klipid omavahel haakuks, mis on hästi hea režiim tegelikult selles programmis, siis on siin üleval nupp, milleks on auto replay. Kui te selle nupu sisse lülitate, jälgige, see nupp oleks sees ja siis normal delete oleks sees, siis kui te nüüd kustutate ära selle klipi, siis nad omavahel haakuvad plõks, nagu kui nägite, siis võttis sellest järgmine klipp kinni. Et kui ma siin selle koha peal splitin näiteks ja siis selle koha peal siin splitin, siis need klipid, mis ma ka kustutan vahel delete nupuga, haakuvad omakorda järgmise klipiga. Nüüd siis on mul võimalik veelgi täpsemalt panna jälle play. Stop. Näiteks noolega, jah. Ja võib-olla lõigata täpselt õige koha peal ära, kus mul vaja on. Nii, näiteks siia koha peale või natuke tagasi. Ja näiteks lõigata siit sisse. Kuigi, nüüd on hea meetod olemas, kui mul on enam-vähem kõik klipid reastatud siia joonele, on mul võimalus sisse lülitada järgmine nupp, milleks on siis automatic crossfade. Mis teeb siis seda tegelikult, et automaatselt hakkab klipp üksteise sisse sulatama. Nii et ma saan siit lihtsalt loistada ühte klippi teise peale natukene ning üks klipp sulatakse teise sisse. Nii et järgmine teed samamoodi. Nüüd te tahate võib-olla natukene sisse zoomida, et need crossfade'id ehk üleminekud oleksid täpselt ühesugused. Nüüd järgmine klipp, lohistate teise klipp peale. Järgmine. Nii kaua lohistate, kui teil on siis klipid nii-öelda selle helifailiga ühe pikkused. Automatic crossfade on selle nimi. Nüüd on mul siin viimane kaader. Ja nüüd on meil siiaks minema. Nüüd mis ma veel tahaksin teha, on natuke nihutada seda esimest klippi võib-olla siia poole ning tekitada siia kõige ette siis tiiter. Ning tiiter on siis nii-öelda see media. Explorer, transitions on näiteks üleminekud, need samad üleminekud, mis siia tehti automaatiliselt crossfade'ina, on tegelikult võimalik lisada ka siit transitionit alt. Ja siit transitionit alt võite siis midagi valida välja, mis teile meeldib ning täpselt samamoodi käib nagu mujalgi, et lihtsalt võtate efektis kinni ning lohistate efekti sinna kohta,
kus te seda soovite. Näiteks ma panen peaaegu et viimasele kaadrile. Teile küsitakse veel igasuguseid erinevaid parameetrid selle efekti kohta, kuidas te tahate, et see efekt parasjagu ilmuks ning panete kinni, siis te võite minna ja võib-olla liiguks selle välja hiljem. Nüüd on olemas ka veel video FX ehk siis videoefektid, kus te saate valida siis erinevaid värviparandus, blur on odustamine, light on igasugused valgeks värvimine ja igasugused muud efektid, mis mõjuvad just pildile. Add noise tegelikult teeb pildi just hullemaks, ta lisab pildile säbru ja see mängib brightnessi kontrastiga, teeb pildi kontrastsemaks näiteks ja nii edasi. Color corrector tegelikult teeb värviparandusi, kui teil on mingi liiga punane või liiga näiteks sinised toonid. Nüüd viimane on siis media generator ja siin on olemas titles and text, mis on võib-olla üks olulisemaid kohti teie filmi juures ja tiitli lisamiseks lihtsalt lohistate tiitli sinna kohta, kus te tahate tiitlit saada, kirjutate tiitlile pealkirja, näiteks Haak Noel ja 2011. Nii, ja kui teile fonti sobib, siis selekteerite selle teksti, valite teksti suuruseks 14 ja korraks panen kinni ja lõigun selle koha peale, kus mu tiitel asub. Kui ma tiitriga rahul ei ole, siis ma lähen ja sätin seda tiitrit paremaks. Nüüd ma nihutan natuke kogu seda klippi natuke lähemale siia kõiki. Ning ma arvan, et võite videot proovida avada. Ma olen teinud ka veel viimase versiooni sellest videost file open ja selleks on 2C Sony Vegas, mida saab avada. Ja ma ei taha salvestada, sest et te saate seda 2B versiooni kasutada. Ning kasutasin tiitristiili sellist ning panin ka lõputiitri, siin mängib lugu ja siis on vastav video, mis on Haak Noel 2011. Lõppkokkuvõttest on siis vaja video eksportida ja selleks on nupp render as ja renderdamiseks on siis erinevad formaadid. Näiteks kõigepealt võiksite valida match project settings, kui te tahate näiteks samas kõrgresolutsioonis ka videot välja salvestada ning mina võib-olla soovitaks kasutada Sony enda koodekaid, siis AVCM-VC ning nendest kõige esimene, mis salvestab M2DS formaati, ilmselt võiks olla suhteliselt kindel valik, et ta pärast mängib VLC-s kenasti, kuna see on transport stream. Võite nupule render ning jääte ootama, kuni video valmis saab.